nüüd on mul väga meeldiv võimalus ja ma saan hakata kutsuma siia lavale eksperte, selle valdkonna tippeksperte ja avaksin paneeldiskussiooni meie austatud panelistid ja kõigepealt ma kutsuksin siia Alin Skiile, kes on Euroopa Liidu võrdõiguslikkuse instituudi juht, direktor Karlien Scheele. Teiseks on meil au kutsuda siia Eesti parlamendi liige Andre Hanimägi. Kolmandaks on mul suur rõõm kutsuda siia Anna Tokatse. Ta on lähetatud ametnik Euroopa Nõukogust, digitaalse arengu üksuse töötaja Anna Tokatse. Ja lõpuks Henrik Rasberg, kes on olnud meie projekti liige juba pikemat aega, aga nüüd esindab Euroopa Liidu Connection peadirektoraati. Veel kord suur tänu, et te saite tulla ja pean tunnistama, et alustan sellise taustalooga, et kui ma valmistusin paneeliks, siis ma tundsin natukene eksinuna. Ma olin eksinud seetõttu, et mul oli selline ettekujutus, et meil on selline suur infrastruktuur, kujutame, et see on selline nagu maanteesüsteem ja seal samaaegselt liiguvad inimesed, kasutavad seda maanteed väga kiirelt. Ja mõtlesin, et nüüd millise nurga alt peaks seda diskussiooni alustama, sest mis tahes infrastruktuurile saab läheneda erinevalt. Ja me saame endilt küsida, et kas naised ja mehed töötavad samamoodi, kuidas on puuetega inimesed, vanemad inimesed, nii et see paneeldiskussioon täna võtab kokku need erinevad vaatenurgad siin ja alustaksin sellise mõttega just soolise võrdõiguslikkuse poliit. Nüüd teie olete soolise võrdõiguslikkuse instituudi direktor ja ma tahaksin teada, kas automaatne otsuse tegemine, seda kirjeldatakse kui neutraalset ja objektiivset, aga nüüd soolise võrdõiguslikkuse aspektis, siis millised on need struktuursed riskid nende süsteemide kasutamisel? Thank you, Christian. Aitäh, Kristjan, küsimuse eest ja see on väga huvitav küsimus ja alati, kui mulle kinnitatakse, et nende süsteemid on sooliselt neutraalsed, ja me siiski teame kogemusest, et sageli see ei ole nii. Võib-olla alutuseks ma ütleksin, et kõik algab nende süsteemide projekteerimisest, ehkki see on väga tehisaru valdkond on väga kiiresti kasvav valdkond, ainult 26% töökohtadest on täidetud naiste poolt, ehk siis kelle kogemusi nende projektide süsteemide projekteerimisel arvesse võetakse. Et see on üks murekoht ja üks teema, millega tuleb tegeleda, kui me need süsteemid peaksid olema neutraalsed ja ka ühiskonnas on meil siiski veel väga palju diskrimineerimist, et ebavõrdsust, et kui me võtame süsteemi, kuhu söödetakse ajaloolised andmed,
andmed hariduse sissetulekute kohta, kui neid süsteeme kasutatakse hariduses, õppes, töö värbamises, siis seal juba on sisse ehitatud teatav ebavõrdsus ja ma pean tagasi minema 10 aastaid, kus ma töötasin sotsiaalvaldkonnas ja seal oli meil oli siis projekt, kus me tahtsime tõmmata rohkem tähelepanu naiste rollile tööturul ja ühel hetkel me hakkasime hindama, kuidas jagunevad koolitusrahad ja me saime aru, kui väga see valdkonna on domineeritud meeste poolt. Mis me saime aru on see, et kui me tahame luua väärtust, kus me tahame, et me aitame kõiki inimesi tööturul ja samas, kui meie praegune süsteem eelistab põhiliselt mehi, siis ma räägin praegu aastast 1993, 90. aastatest, et kui me automatiseerime süsteeme ja kasutame valesid eeldusi, kui me juba nii-öelda, kui meie mudel on diskrimineeriv, siis me ei saagi saavutada oma eesmärke. Ja tehisaru puhul on need probleemid veel suuremad. Ja probleem on see, kui süsteemid projekteeritakse viisil, kus on sisse ehitatud ebavõrdsus ja nad näivad objektiivsed, ehk siis võib-olla see on minu vastus küsimusele, aga ma ei tea, kas sellest abi oli, aga loodame. Jah, ma usun, et täna ja homme me kindlasti kuuleme inimestelt, kes neid süsteeme projekteerivad ja üles ehitavad. Aga kui te ütlete, et need probleemid on strukturaalsed, siis kindlasti viib meid poliitika valdkonda ja Henrik, võib-olla siis ka vaadates Euroopa Komisjoni seisukohta või vaatenurgast, et siis kuidas samamoodi nagu erinevad algatused nagu Digital Omnibus, et kuidas seda olukorda kokku võtta või iseloomustada? Ma arvan, et kui me räägime digitaalsest omnibusist, et siis see on põhjus, et see on huvitav näide sellest, kus meil on regulatiivne raamistik, kus on käsitletud õigusi erinevast vaatenurgast ja kus me oleme siis otsustanud osasid reegleid lihtsustada, mis viib meid tagasi küsimuse peale ja muidugi siin on küsimus konkurendivõit Euroopa konkurentsivõimest, aga loomulikult kriitika ja vastuolud, mida te nimetasite, siis selle põhjuseks on see, et me oleme lihtsustanud reeglid, mis on tegelikult peavad meie õigusi kaitsma, samal ajal nad kahjustavad, nõrgendavad meie konkurentsivõimet ja seavad ohtu ka meie eesmärkide saavutamise. See, mis selle seadusandliku algatuse taga oli see, et kui me vaatame
digitaalse reeglislike väljatöötamist, samuti küberturvalisuse seadusliku raamistiku väljatöötamist, siis me peame kõiki neid arvesse võtma ja tehisaru määruses samamoodi me peame olema veendunud, et see on efektiivne, see on tõhus, et see järgib neid kokkulepitud reegleid, et erinevad mootorid järgivad neid samu põhimõtteid ja eesmärgiks on tagada vastavus ja küsimus on selles, et kas me oleme teinud piisavalt või oleme me läinud liiga kaugele. Mul on selle samal teemal veel paar küsimust, aga sellest võib-olla edaspidi, aga te ütlesite, et mõned osapooled on väljendanud muret nende seadusandlike raamistike üle, et kas komisjon tegeleb nende probleemidega ja arutab, ja kas see puudutab ka võrdõiguslikkust. Loomulikult on endiselt meie eesmärgiks kaitsta kõiki inimesi. Ma arvan, et täna, kui need ettepanekud tehti ja sageli oli tegemist väga konkreetsete eesmärkidega, millele püüti leida lahendusi, siis küsimus siiski on, et kas mõnedel juhtudel on, kui küsida, et kas me oleme läinud liiga kaugele, siis need on ka küsimused, millega meie pead murrame ja püüame leida kõige paremaid lahendusi, jagame kogemusi ja suhtleme liikmesriikidega, Euroopa Parlamendiga ja nii, et sellistes ja näiteks paljude ühiskondlike organisatsioonide puhul, mis olid mures tehisaru määruse osas, siis kui me räägime süsteemidest, mis ei ole kõrge riskiteguriga, siis me oleme ette näinud ka nendele erandid ja ettepanekus võeti välja nõue neid registreerida ja ka siis organisatsioonid leidsid, et on vaja anda turuosalistele ja ka järelevalveasutustele õigused siis kehtestada reegleid. Ja ma näen praegu töös, et see protsess toimib ja et need küsimusi on võimalik lahendada. Aga tuleme nüüd riiklikule tasandile. Nüüd te mainisite 1993, aga Andre Hanimägi, Eestit esitatakse sageli kui edulugu digivalitsemises. Me tahame sellega uhkeldada ja öelda, et meie valitsemine on nüüd 100% digitaalne. Aga kuidas see narratiiv ikkagi tõele vastab, kui me ei ole hinnanud neid riske, mis võivad potentsiaalselt tekitada ebavõrdset kohtlemist? Aitäh sinule ja sellele süsteemile, vabandust, teie meeskonnal. Ja meil on siin lumine Tallinn nagu muinasjutt, nautige seda. Aga te palute mul kritiseerida ja parlamendi liikmena on keeruline kritiseerida meie edusamme. Seda ma ei saa teha, aga ma lähenen teistpidi. Väikese riigi jaoks tõhusus ja kiirus ja mugavus on väga oluline, eriti kui meil on ka piiratud ressursid. Seega me peame olema väga efektiivsed. Ja selles mõttes on meil kõik väga hästi.
aga see narratiiv, mida te mainisite, see ei ole vale, aga ta ei ole täielik. Nii et kui me räägime nendest aspektidest, siis võrdsus, ebavõrdsus, need jäävad kuidagi tahaplaanile. Teie mainisite ja tehisaru mainis samamoodi, et meil võib-olla siia ei olegi vaja lisaks panelisti, sellepärast et tehisaru ütleb sama. Aga me näeme, et kõik need süsteemid, mille me oleme üles ehitanud ja kahjuks veel praegugi me ei saa täielikult aru nendest asjadest, millest me tegelikult ju räägime. Ja tuleb mõista, et need süsteemid ei toimi vaakumis, need on meie ühiskonnas ja ühiskond iseenesest on juba ebavõrdne. Nii palju faktoreid on, mis teevad meist inimesed ja tehisaru, mida nüüd keegi loob, ei mõista kõiki neid nüansse. Seega ma arvan, et kui te küsite, kas meie narratiiv on õige, siis ma ütleksin, et jah, aga ta ei ole täielik. Võib-olla lisamaks siia üks mõte, mis mul peas on. Ja minu ülesanne võrdõiguslikkuse volinikuna on hinnata, kuidas valitsus täidab oma kohustusi, täidab näiteks soolise võrdõiguslikkuse printsiipi seadusloomes. Ja kõik need aastad, mis ma olen selles ametis olnud, kahjuks ikkagi see digitaalvaldkond jääb nõrgaks ja jääb ka poliitikavaldkondades, nii et ka see meie projekt, ka selle raames ma mõistan, et on erinevad grupid, erinevad taustad inimestel ja me kasutame ka erinevat sõnavara ja mul on hea meel, et mul on tekkinud võimalus õppida ka neid muid sõnavarasid. Aga tõesti täna me ikkagi räägime tehisaru kirjaoskusest. Kui me räägime nendest süsteemidest, siis me räägime sellest, kuidas see mõjutab seda tehisaru kirjaoskust või sinna poole see jääbki. Ja seadusandjad, mina nende hulgas, ei ole väga teadlikud sellest, kuidas küsida õigeid küsimusi, kuidas esitada küsimusi riigilt. Ja me ei ole päris veel oma eesmärgile jõudnud. Kuid tegelikult ma tahtsin rääkida nendest piirangutest demokraatlikes riikides ja mul on hea meel, et Euroopa Nõukogu on siin ka esindatud. Nüüd inimõiguste valdkonnast, siis avalikud teenused näiteks. Ma esitasin selle ka tehisarule varem, aga nüüd teie silmis. Kui need teenused, kas neid oleks tehniliselt võimalik lahendada? Ja tehniline võimekus ei saa asendada inimõiguste siis mõõdikuid. Ja mul on hea meel kuulata seda sisukat dialoogi ja inimõiguste teema, seadusriik ja see siduv lepe ja inimese keskne lähenemine ka aitab ära hoida negatiivseid tagajärgi. Aga preambul rõhutab neid võimalusi, mida tehisaru meile pakub. Näiteks avalike ressursside kasutamise optimeerimist, kestlikkust, võrdset kohtlemist, soolist võrdsust. Aga me peaksime ka mõtlema,
millised on need negatiivsed mõjud sotsiaalsest aspektist? Ka sellised regulatiivsed kõrvalekalded, aga see raamkonventsioon ei loetle üles kõiki neid keeldusid või keelatud automeerimisi või konkreetseid teenuseid. Selline raamlepe pakub sellise üldise lähenemise, kõikehõlmava lähenemise ja seetõttu ta kirjeldab ka neid üldisi kohustusi, kuidas me peame kaitsma inimõigusi, seadusriiki, õigusriiki ja neid põhimõtteid, mis meil kehtivad: inimväärikus, autonoomsus, vastutus, läbipaistvus. Kõigest ei olegi võimalik praegu rääkida, aga see konventsiooni või selle leppe loogika peab olema koos kõlas olema kõikide nende meie poolt seatud ülesannetega. Ja väga sellised tundlikud valdkonnad, näiteks õigus, turvalisus, mida kasutatakse nendes valdkondades. Need sektorid võimendavad, muudavad protsessid kiiremaks, aga nad ka menetlevad inimestega seotud andmeid ja seega ma ütleksin, et see põhimõte on pakkuda sellist üldist lähenemist, mille ka riigid saaksid oma administratiivsed normid paika panna ja luua siis ka vastava normatiivse keskkonna ja ma olen päris kindel, et me selleni ka jõuame. You want to say something? Suur tänu, mul on ka mõned lisaküsimused, aga me jõuame nendeni. Ma arvan, et on väga huvitav, et kui me mõtleme selle, kuidas Euroopas ja Euroopa Nõukogus on need teemad arenenud, seal on väga oluliseks muutunud just see riskide haldamine, et me teame, millised riskid on olemas ja millised on need võimalused neid leevendada. On väga huvitav, et meil seni võib öelda, et meie võib-olla me ei räägi nii palju visioonist, me oleme väga keskendunud siis spetsiifiliste küsimustele, aga me peame hakkama mõtlema laiemate perspektiivis, et täna ja homme me kindlasti räägime väga palju valitsemisest ja kes vastutab, kui midagi juhtub, midagi läheb valesti, siis ma arvan, et üks küsimus, mida ma ise olen tahtnud küsida, eriti kui ma loen uudiseid ja jälgin uudiseid, et tundub aeg-ajalt, et meid juhivad juba sellised tehnoloogiafirmad, ehk siis meie elu suunavad firmad, kes siis töötavad välja tehisarusüsteeme. Kuidas te oma töös näete seda väljakutset ja kas see võib kahjustada inimõiguste poolt? Ma ütleks, kes soovib sõna? Raamkonventsiooni seisukohast on põhimõte selles, et vastutus on väga oluline teema, et me peame ette nägema vastutuse ja seda käsitlema
kui meil on automaatsed süsteemid, tarkvaru, tehisarusüsteemid tekitavad probleeme. See on väga oluline, et me tagame ka vastavuse inimõiguste deklaratsiooni põhimõtetele ja et me tagame ka läbipaistvuse, et meil on jälgitavusnõuded täidetud, et me saame öelda, kes on vastutav, ehk siis isikustada vastutus ja need on põhimõtted, mida raamkonventsioonis on arvesse võetud ja neid põhimõtteid saavad edasi rakendada ka liikmesriigid oma seadusandluses. Minu seisukohast ja ma näen, kui läbi need mõisted on põimunud omavahel ja ma arvan, et tänapäeval on väga oluline, et me räägime erasektori ja avaliku sektori koostööst, et me lepime kokku, kust läheb vastutuspiirid, et otsused, mida tehakse tehisarusüsteemidega, ehk siis mis on automatiseeritud, et kas sellega kaasnevad vastutus tingimused, et me tagame, et see oleks kolmandate osapoolte suhtes läbipaistev ja eriti kui siis tehisaru süsteemi autor või looja on kolmas osapool. Aitäh. Karliin, kas ma võin küsida, kas te oma töös ja kui te puutute kokku soopõhise vägivallaga, ja kui sellega veel seondub tehisaru, generatiivsed mudelid, millest me oleme siin rääkinud, ja me näeme, kui palju neid juba kasutatakse ja sellise vägivalla toimepanemiseks. Et minu küsimus, et kui me räägime kui mõelda tehisaru süsteemide arenemisele, siis ja mõeldes ka naiste haavatavusele selles maailmas, siis mida te oskaksite öelda, et jah, aitäh, need on väga olulised teemad, et me oleme käivitamas väga olulisi algatusi, mis on suunatud nende probleemide käsitlemisele. Me oleme eeltööna intervjueerinud palju noori mehi, noori naisi, et aru saada, kuidas nad mõtlevad, mis on need ja ma ei jälgi loomulikult sotsiaalmeediat sellisel määral nagu noored, aga me oleme sellest uuringutest saanud küllaltki hea ettekujutuse sellest, kuidas need süsteemid on üles ehitatud ja millised on need põhimõtted, mis on selle puhul arvesse võetud. On selge, et seal on puudujääk ja et need süsteemid on, võib öelda ka valedel põhimõtetel üles ehitatud. Sest keegi meist, eriti naised, ei ela oma eramullis, et siin on naistel on vastutused, kohustused ja nende, kui me räägime kaasaegsest ühiskonnast, siis võib öelda, et naistele langev koormus on ebaproportsionaalne, et see puudutab kõike, seal puudutab tööhõivet, ka ebavõrdsust sissetulekutest
ja ma võin nimetada 3 tegurit: sotsiaalmajanduslik taust, finantsolukord ja kogemused, et siin on, ma ei tea, kas te olete nende näidetega tuttavad, aga see oli üsna suur skandaal, sest see süsteem, mis Hollandi valitsus siis projekteeris automaatsüsteemi, mis siis pidi toetama peresid toetustega, aga mis süsteemi sisse ehitati, oli eeldus, et naised, eriti kui me räägime migrantidest, sisserändajatest, siis nende puhul oli nende riskitase oli hinnatud palju kõrgemalt ja seal oli, te võite aru saada, kui keeruline see, kui suur oli see kui raskelt selle olukorraga, kui kõvasti see kahjustas inimesi, kui tekitas väga palju kahju ja kui see välja tuli, see oli suur skandaal. See on tegelik näide sellest, kui te küsite, kuidas ma näen naiste rolli siin ja need süsteemid mõjutavad meid kõiki, ja sest seal puudub järelevalve ja puudub ka vastutus. See on kartus ja siin on, seda on uuritud palju, need andmed on olemas ja nii kaua, kui need süsteemid on pimedad sooliste küsimuste mõttes, siis me peame kindlasti nende küsimustega tegelema, aga see tekitab hirmu. Pean möönma, et tunnen juba kuidagi ebamugavalt end, sellepärast et kui me oleme konverentsil ja räägime tehisarust, siis me toome samu näiteid, aga me peaksime leidma ka uusi. Ja ma usun, et neid näiteid leidub. Kuid nüüd tuleksin tagasi Eestisse ja meie avalikud teenused, mida järjest rohkem automatiseeritakse, siis on arengud, kus näiteks õigusabi on olnud kättesaadav ohvritele, kuriteoohvritele ja otsustati, et seda ka täielikult automatiseeritakse, asendatakse juturobotiga. Aga milline on nüüd tulevik, kuidas see areng, et me tahame olla tõhusamad ja tõesti see on ju arusaadav, aga kuidas see muudab seda viisi, kuidas inimesed suhtlevad riigiga? Millised on seal ohud? Kuna mina näen neid ohtusid iga nurga peal. Jah, mina olen selle otsuse osas olnud väga kriitiline, et panna lihtsalt tehisaru juturobot juristi asemele selgitusi pakkuma, aga ikkagi juristid peavad pakkuma abi näiteks madala sissetulekuga inimestele, kes on vägivaldses suhtes või kellel on väga emotsionaalsed probleemid. Nii et kui te räägite nüüd tegeliku inimesega, kes mõistab teie emotsionaalset olukorda, ta näeb teid, siis on täiesti midagi muud, kui rääkida juturobotiga.
kas see nüüd on suurepärane robot või kas tal on väga fantastilised võimekused, seal puudub ikkagi see inimlik puudutus, mida vaja on. Nii et see on ka kõige enim räägitud probleem, et riik justkui kaob ära. Ja sa ei tea, kes neid otsuseid teeb, miks need otsused niimoodi tehakse ja keda ma saan ka vaidlustada või vastu vaielda. Need on kõige olulisemad asjad, et riik peab seda teema. Me ei saa delegeerida inimõigusi, me ei saa kuidagi allhanget siin teha. Riik peab alati vastutuse võtma. Ja Eestis me ütleme, et jah, töö on tellija materjalist. Ehk siis see, mis sul on, sellest sa saad midagi teha. Aga riik on olnud pisut eemal nendest probleemidest. Ja see on ka kõige olulisem probleem. Me rääkisime ka nendest näidetest ja teate, et Eestis on käimas diskussioon tehisaru nõukoguga ja see kogu peaks andma nõu peaministrile, andma nõu valitsusele, kuidas olla tehisaruga tõhusam, kuidas neid võimalusi paremini kasutada. Ja see on muidugi väga hea mõte. Aga see nõukogu koosneb väga tublidest, tarkadest meestest. Ja loomulikult nad tunnevad tehisaru, nad on edukad ettevõtjad, kahtlemata. Aga nagu öeldud, kui me hakkame andma nõu süsteemide ehitamise osas ja kuidas kodanikud, kes on kõik väga erinevad, kuidas nüüd kodanikud hakkavad neid süsteeme kasutama ja inimesed on väga erinevad, siis kas siis on ikkagi aktsepteeritav, et need, kes loovad neid süsteeme, on mehed? See on üks probleeme. Ma mõtlesin ka, et kui me näeme sellist tehisaru kasutamist valitsemises järjest rohkem, sellel on mõju ühiskonnale ja kuidas siis nii, et see tehisaru nõukogu koosneb ainult ärimeestest ja tehisarust teadlikest inimestest. Jah, kasutaja perspektiiv on kõrvale jäetud siin ja ka usaldusväärsus. Kas seda saaks nüüd kasutada, et ei ole usaldusväärne? Jah, ja see on ka täpselt see, mida ma tahan küsida, Hendrik. Tänase konverentsi pealkiri viitab, et me saame üles ehitada õiglase, usaldusväärse tehisaru. Kas me oleme õigel teel või millist teed me peaksime lähemalt vaatama? Ja tõesti see sõltub, väga palju aspekte on siin. Kui me oleme jõudnud kohta, kus ettevõte töötab välja tehisarusüsteemid, siin on see kallutatuse küsimus, erinevad mõjud, võimalikud kahjud, mõeldakse ka läbipaistvusele. Ja selles osas meil on juba väga head protsessid paigas, et saavutada suuremat usaldusväärsust, kui neid süsteeme rakendatakse teenuste pakkumisel. Ja praegu on meil väga varane faas
ei ole sellist küpsust veel, aga pidevalt standardiseeritakse neid protsesse, kaalutakse erinevaid võimalusi ja me liigume ikkagi tuleviku suunas, kus meil on väga palju automatiseeritud otsuste tegemist nii taristus kui ka oluliste küsimuste otsustamisel, nii et see on selline trend. Ja ma näen, et siin on ka väga hea potentsiaal. Aga ma olen rohkem mures sellepärast, et pole mingit head varianti, kuidas hallata seda suurt ühiskondlikku mõju, ehk siis kuidas tehisaru mõjutab inimeste oskusi, kuidas tehisaru mõjutab järgnevat põlvkonda, noori, kes igapäevaselt kasutavad tehisaru, kuidas tehisaru tekitab asümmeetreid näiteks ka tööandja, töövõtja vahel, et teil on justkui keegi, kes on tugevamal positsioonil ja tal on nüüd võimalus automatiseerida inimesi ja kasutada tegelikult tehisaru inimeste asemel. Ja tekivad asümmeetriad järjest suuremad ja suuremad. Ja selles mõttes sellised sotsiaalmajanduslikud mõjud, just nendega on palju keerulisem tegeleda. Meil ei ole head mehhanismi selleks. Sotsiaalmeedia on ka siin hea näide. Meil on väga palju reegleid, kuidas tegeleda problemaatilise materjaliga, mis on sotsiaalmeedias. Kuid meil on ikka keeruline tegeleda sellega, kuidas sotsiaalmeedia mõjutab vaimset tervist. Ja just siin ma näen seda probleemi. Ja nüüd Euroopasse. Ja nagu te kuulsite Henrikult, kui te nüüd täpsustaksite teie vaates ja väga praktiliselt, kuidas riigid, valitsused saaksid tegeleda sellise kaudse diskrimineerimisega või võidelda selle vastu, mis kergib just päevakorda ka automeeritud otsuste tegemisel. Tõesti, otsused, mis on automeeritult tehtud, peavad olema ikkagi kooskõlas mitte diskrimineerimise põhimõtetega. Ja süsteem võib rõhutada stigmasid, stereotüüpe, valesid arusaamu. Ja kui me tegeleme diskrimineerimise vastu võitlemisega tehisaru abil, siis see raamkonventsioon on sisse toonud mitte diskrimineerimise printsiibi, nõudes riikidelt seda, et nad võtaksid tarvitusele meetmed, mis tagaksid just võrdse kohtlemise, mitte diskrimineerimise, võrdsuse ja kogu see tehisaru elutsükkel peab olema selliselt üles ehitatud. Aga kui me räägime siis ka mõju hindamisest, siis tõepoolest see raamkonventsioon ei kirjuta ette või ei kohusta mingiteks metodoloogiateks. Ja see metodoloogia on välja töötatud valitsusvahelise komisjoni poolt ja see töö jätkub just ka selles komitees, võttes arvesse uusi digitaalseid lahendusi ja see on
hästi oluline ja riski hindamine, kuna see võimaldab hinnata neid mõjusid, neid või potentsiaalselt negatiivseid mõjusid, võttes arvesse konkreetset konteksti ja rõhutades siis teatud inimgruppe, kes võivad kõige rohkem olla mõjutatud, riski hindamine ja operatiivne tõhusus nendes standardites, need on kõige olulisemad põhimõtted, millest ka riigid peavad kinni pidama. From Karliin, mis te arvate, kas praegune lähenemine suudab võtta arvesse seda kumulatiivset soolist diskrimineerimist, et mul on natuke imelik seda küsimust küsida, sest minu kogemustest, isiklikest kogemustest, kui me räägime soolisest diskrimineerimisest, siis kas see võib olla teatud poliitilistes vestlustes ebamugav teema, aga mis on teie kogemus? Ma mõtlesin sellele küsimusele ja ma arvan, et ma pean siin tõmbama paralleeli poliitika kujundamisega. Ma olen töötanud poliitilise nõunikuna Hollandi valitsuses ja poliitika kujundamine ei ole muidugi eesmärk iseenesest, eesmärgiks on kujundada poliitikaid, mis loodetavasti võtavad arvesse riigi elanike vajadusi, ehk siis aga rahvastik koosneb erinevatest inimrühmadest ja me peame tegelikult arvesse võtma kõigi nende vajadusi ja see ilmselgelt ei toimu. Kui me mõtleme poliitika kujundamisele, siis küsimus ei ole ainult tehisarusüsteemide projekteerimises, vaid mis põhimõtted, mis reeglite põhjal neid välja töötatakse. Kui meil on naised, kes on kõige haavatavamad, siis me peame arvesse võtma nende vajadusi selliste tehisarusüsteemide väljatöötamisel. Meil võivad olla väga ägedad tehisarusüsteemid ja Eesti AI nõukogu on kindlasti väga hea mõte, aga me peame mõtlema võrdsusele, me peame mõtlema sellele, kas me piisavalt võtame arvesse naistele langevat koormust ja kuidas need süsteemid hakkavad mõjutama naiste elu ja võib öelda, et need süsteemid ei võta selliseid aspekte arvesse ja see tähendab seda, et need naised on ebavõrdses olukorras, sest süsteemid ei arvesta nendega. Ja kui ma võin nii öelda, siis ma loodan, et meil ei ole olukorda, kus neid süsteeme projekteerivad ainult andmeanalüütikud. Võib olla üsna kindel, et neil ei ole sageli ettekujutust reaalsest olukorrast, reaalsetest tingimustest ja oluline, et nendes süsteemide projekteerimisel võetakse arvesse, et meil on olemas järelevalve ja samas on ka olemas ekspert kogemused ja teadmised, mida arvesse võtta. Meil võib olla tegemist ühe kallutatud olukorraga, kus me et kui me ainult ühe probleemi lahendame, siis see ei lahenda kogu probleemi. Täiesti nõus. Ja see
võtab kokku ka hästi selle, mida ma seda paneeli ette valmistades mõtlesin. Ja liikudes edasi, siis meil ei ole veel meie siin kuulajatelt küsimusi, aga ma loodan, et me saame seda muuta, ehk ma pakun ka teile võimalust küsida meie panelistidelt, kui te ei soovi seda teha vahetult, siis seda saab teha ka online'is, elektrooniliselt ja loomulikult ka peale meie vastuvõtu ajal. Aga võib-olla me läheme siis liiga digitaalseks, et võib-olla oleks siiski eelistatud tõsta käsi ja siis küsida küsimus. Vaatame, kuidas läheb. Palun mikrofoni, ma arvan, et meil on siin küsimus. Suur tänu, ma olen Jakob Rosin, töötan puuetega inimeste juurdepääsu küsimustega. Ma arvan väga, see paneel on fantastiline ja üks asi, mis ma arvan, et millega me peaksime tegelema, on see, et kuidas me defineerime, ma toon teile näite, mina olen pime ja ma kasutan tehisaru väga, et saada nii-öelda sellist visuaalset sisendit. See töötab väga hästi, aga ainult teatud määral. Nii pea, kui tehisaru leiab, et seal võib olla midagi pornograafilist sisu, siis nii-öelda blokeeritakse kogu see infovoog ära. Ma arvan, et ma suudan selles mõttes neid otsuseid ise paremini teha aga sageli on neid otsuseid teeb siis minu eest tehisaru. Ja muidugi on tehisaru väga võimekas luua sisu, väga huvitavat sisu, nii nagu Elon Musk väga aktiivselt praegu teeb. Minu küsimus on see, et kui me räägime, kuidas peaks tehisaru puhul neid probleeme lahendama, ma ütleks, et see on €1 miljoni küsimus. Kas meil on siin eksperte, kes tahaksid sellele vastata? Võib-olla ma annan väga lühikese vastuse. See on väga hea küsimus ja nii palju, kui ma olen uurinud, siis ma olen leidnud, et praktiliselt kõik põrkuvad selle probleemiga. Väga raske on leida sellist olukorda, kus kõik oleksid rahul olukorraga. Ja väga, kui me räägime siin aruteludest, siis need muutuvad väga kiiresti filosoofilisteks, et tehisarusüsteemide puhul on vaja mõelda süsteemi eesmärgile, kontekstile, kes on kasutajad ja siis mõelda spetsiifiliste kasutajagruppidega, siis me saame mõelda, kuidas me saame muuta ja kohandada seda tehisarusüsteemi nende vajadustele vastavaks. See oleks üks lähenemine, võib-olla see on selline kitsas ja natukene naiivne, aga kui meil on ChatGPT sarnased mudelid, siis sellised üldisemad
siis süsteemide arendajad on kindlasti keeruline selliseid süsteeme kohandada spetsiifiliste vajadustega. Võib-olla Eestis oleks vaja ühte lähendamist, teistes kultuurides oleks vaja teistsugust lähenemist. See meenutab mulle seda, kuidas me võtame vastu seadusi ja koostame seaduseelnõusid, et me sageli seaduse eesmärgiks seaduse koostamisel peame mõtlema sellele, et et seadusi ei saaks rikkuda, teha see siis võimalikult ebamugavaks. Me peame ka seadusi välja töötades mõtlema inimestele, kes rikuvad ühiskonna reegleid, kes ei austa neid ja tehisaru süsteemide puhul muidugi on inimesi, kelle eesmärk ongi selliseid süsteeme kuritarvitada. Aga selge see, et on inimesi, kes neid süsteeme kuritarvitavad, kes püüavad neist kasu lõigata ja teevad sellega teistele kahju. Aga kuidas neid süsteeme muuta võimalikult täiuslikuks, nii et neid asju, et muuta neid tõusavaks. Ja ma arvan, et paari aasta pärast me näeme palju personaalsemat mudelit. See juba tegelikult puudutab privaatsuse küsimust, ehk siis me peame küsima sellest, kas me oleme nõus andma ära oma õigusi, kas me peame näiteks ennast tuvastama oma näoga süsteemile, me peame sisestama oma aadressi, et mida saaks kontrollida. Need on küsimused, mis teatud hetkel esitatakse ja mida me peame vastama. Meil on nüüd ka interneti vahendusel tulnud küsimus publikust. Küsimus, me räägime ainult kallutatusest tehisaru kontekstis. Kas see tehisaru kallutatis on suurem kui inimeste kallutatus? Ja tehisaru eeliseks on see, et seda kallutatust saab hinnata. Jah, tehisaru kallutatus ongi inimlik kallutatus. Kui need, kes programmeerivad ja pakuvadki seda inputi või seda sisendit, siis ei ole see mitte süsteemi kallutatus, vaid tema loojate kallutatus. No näiteks palkamise süsteem, kui ettevõte otsis insenere. Ja loodi selline tore värbamise süsteem, programm ja nende jaoks ikkagi insener võrdus mehega. Ja see programm värbamise ka ikkagi oli suunatud meestele. Nagu ma ütlen, õiglane ja kasutasin seda sõna juba varasemalt. Seega, kui need inimesed, kes töötavad selles sektoris ja töötavad kuidagi tuginedes valedele eeldustele, siis see on juba kallutatud. See ei ole süsteem, mis diskrimineerib, vaid just need, kes loovad seda süsteemi, kuid väga tihti ka mitte teadlikult. Ma ei hakka seda loengut siin pidama, et kuidas mitte teadvustatud sellist kallutatud lähenemist rakendatakse. Ka mina olen kallutatud. Kui te ütlete minu jaoks arst, doktor, siis minule tuleb silme ette mees, mitte naine. Jah, meil on kõik omad eelistused, kallutatus. Kui me küsime ja tõlgendame ümbritsevat,
siis ikkagi meie isiklik kogemus versus laiem arusaam. Aga ma ei taha keskenduda väga keerukatele asjadele. Lihtsalt see värbamise näide veel kord. Tehisaru saab kasutada ka väga edukalt ja headeks eesmärkideks. Ja nüüd meie kontoris me oleme töötanud välja sellise süsteemi, mille nimi on Valdur. Te näete seda ka siin monitoridel. Ja see aitab meil oma tööd tõhustada. Põhimõtteliselt see süsteem vaatab üle töökuulutused ja annab meile teada nendest kuulutustest, mis on diskrimineerivad. Ja see toob meile kaasa väga-väga palju tööd, sest et igal nädalal see süsteem tuvastab sadu diskrimineerivaid töökuulutusi. Ja see võib olla erinevad karakteristikud seal sugu, rahvus, vanus, keeled. Aga see aitab meil ka oma tööd tõhustada. Sest muidu me peaksime lihtsalt vaatama neid veebilehti ja tegema sellist käsitsitööd. Aga nüüd see töö läheb palju ladusamalt ja annab meile ka head statistikat. Aga küsimus tehisaru diskrimineerivat juhtudest Eestis või kus tehisaru oli diskrimineeriv. Ja oma kodulehel oleme ka välja toonud need andmed. Me ei ole tuvastanud selliseid diskrimineerivaid juhtumeid, kuid see on seotud ikkagi sellega, kuidas süsteem on automeeritud. Ja leidsime seal ka väga suuri probleeme. Nüüd küsimus paneelile. Kas aitaks tagada võrdsust ja õiglust, kui see süsteem oleks kuidagi teistmoodi disainitud, võttes arvesse ka andmekaitse põhimõtteid? Henrik, äkki teile see küsimus? Ma mõtlen, et kas meil ei ole seda sellist nõuet juba nii-öelda meie seadusloome süsteemis, et kui me räägime sellistes nagu toote vastutuse astmetes ABCD, kus me määrame kindlaks erinevad riskid, mis võivad juhtuda ja mida me tahame vältida, lähtudes siis meie praegusest seadusandlusest. Nii et võib-olla selliseid sisseehitatud õigluspõhimõtteid on vaja seda, sest ma võib-olla pole päris kindel, aga võib-olla minu kaaspanelistid on teist meelt. Ma olen nõus, meil on palju seadusi, meie põhiseadus keelab diskrimineerimise, inimeste diskrimineerimise mis tahes viisil, mis on probleem minu arvates ja kus me saame ennast parandada, on kindlasti harida ennast, tõsta oma teadlikkust sellest ohtudest ja sellest, kuidas me saame näiteks sotsiaalmeedia puhul, meil on juba
palju õigusakte, regulatsioone, mis puudutavad sotsiaalmeediat, aga kas me saame öelda, et need on efektiivsed Euroopas, Eestis, mis puudutab Facebooki, Instagrami kasutust, TikTok ja nii edasi. Ma ei ole selles väga kindel. Ma arvan, et see võib olla hea mõte, ma ei ole 100% selles veendunud, aga ma arvan, et kõige tähtsam on praegu töötada välja neid raamistikke, millest juhinduda edaspidi. Ma lisaks oma vaate, et kui me räägime standarditest ja erinevatest mõõdikutest, siis ma arvan, et seal on juba üsna palju neid, kus juba selline põhimõte on sisse ehitatud ja ka nõukogu on selles osas teinud algatusi, et kuidas tehisarusüsteemid oleksid selles asemel tõhusamad. Eile või üleeile oli uudis, et Eesti lapsed kasutavad tehisaru kuidas siis üks asi, mis mind üllatas, oli see, et üha rohkem lapsi näevad tehisarusüsteemi, ignatiivset tehisarusüsteemi kui oma sõpru, ehk siis nad suhtuvad neisse kui oma sõpradesse ja meil on üks lühike video, mida me tahaksime teile näidata ja mul on enne seda üks küsimus teile, et te saaksite mõelda, et kui te mõtleksite praegu 5 aastat tulevikku oma seisukohast, et kus te näete, et tehisaru mõjutab teid kõige rohkem ja kuidas teie saaksite oma kutsealaselt isiklikus elus tehisaru kasutada. Vaatame nüüd videot. Why is fair artificial intelligence important? Miks tehisaru peab olema õiglane, võrdne? Tehisaru aitab meid paljudes valdkondades, aga sellel on ühiskonnale suur mõju. Tehisarusüsteemid ei ole kunagi neutraalsed, nad kasutavad andmeid, mis kajastavad varasemaid kogemusi. Kui me kasutame valesid andmeid või valesid eeldusi, siis me saame süsteemi, mis ei kaitse ühiskonna kõiki liikmeid. Isegi hästi planeeritud ja heade eesmärkidega planeeritud süsteemid võivad ebaõnnestuda, kui me ei arvesta kõikide nõudmistega. Me töötame välja vahendeid, et tagada automatiseeritud süsteemide läbipaistvus, et nad on ohutud inimestele, et nad tagada, et tehnoloogia teenib ühiskonda, mitte vastupidi. As I said earlier, you will see some of these. Ja, me vaatame homme veel videoid. Aga nüüd selle projekti raames te ilmselt olete näinud ka mõningaid reklaamplakateid ja robotitest näiteks. Aga enne kui me lõpetame tänaseks arutelu, tuleksin tagasi teie endi kogemuste juurde. Kuidas teie kasutate tehisaru? Jaa, ma arvan, et tegemist on ikkagi info töötlemisega. Ja mina kasutan AI-d või tehisaru juba täna.
selleks, et saada väga hästi sihitult väga suurest andmehulgast infot ja just sellises formaadis, nagu mul vaja on. Ja see tõesti kehtib ka nii minu ametiülesannete puhul kui ka eraelus, erinevad otsused, mis tuleb langetada. Nii et see on väga tore. Ja ma jälgin ka tehisaru arenguid ja ootan põnevusega järgnevaid samme. Ma arvan, et siin on väga palju selliseid erinevaid arenguid ja kuidas see mõjutab meie elu. Ja olen täiesti nõus. Jah, juurdepääs infole, sellised lihtsad võimalused andmete leidmiseks, seda pakub tehisaru. Ja loomulikult kasutame neid võimalusi ja selleks, et ka teenida ühiskonda. Mina arvan, et 5 aasta pärast olen mina muutunud lollimaks. Ja ma arvan, et ma ei ole mitte ainus. Sest et ma olen tegelikult hariduselt kommunikatsiooniekspert, ajakirjanik ja ma kasutan tehisaru sellisteks tobedateks asjadeks, et lihtsalt kontrollida neid asju, mida ma vanasti teadsin. Aga nüüd ma pean kontrollima üle. Umbes nagu GPS-autos. Enne me teadsime ju, kus sõber elab, aga nüüd me paneme GPS-i aadressi sisse ja unustame pärast. Sest jah, see GPS on meil alati käepärast. Ja see on tõeline probleem noorte jaoks. Nii et ma olen tõesti hirmul, mis võiks juhtuda. Aga minu töökohas me jätkame ikkagi uuringute läbiviimist tehisaru abil. Meil on see soolise võrdõiguslikkuse indeks ja vaatame, kuidas see sooline võrdõiguslikkus on ja aastal 2027 keskendume soolise võrdõiguslikkuse indeksile ja ma leian, et siin on väga palju veel tööd teha. Aga isiklikult, ei ole isegi mitte niivõrd isiklikult, aga mida ma näen, et tehisaruga aitab meil leida kiirelt infot. Me teeme ülevaateid, uuringuid, aga kui te tahate kiiresti saada ülevaadet, siis on tehisaru väga hea abimees. Ja see väikene video, mida te näitasite, jah, meie oleme siin, ma olen täiesti nõus, kuid esitaksin siinkohal ühe küsimuse. Kes tegelikult hoolib? Et mida need süsteemid sisaldavad ja mida nad endaga kaasa toovad? Kas see on aktsepteeritav, et need süsteemid võimendavad või võivad võimendada diskrimineerimist? Ja ma näen ka valitsustel siin suurt rolli, sest nemad ju rakendavad neid süsteeme. Ja nemad peaksid vastutuse võtma ka tagajärgede eest. Ja kui te olete nüüd tõesti asjaga kursis ja tõesti tahate kohelda inimesi võrdselt ja neist hoolida ja te tahate ka hoolida või tähendab teada, mida need süsteemid tegelikult teevad, siis kuidas? Jah, nüüd jääksin siin kohal pidama. Suur tänu minu poolt. Tahaksin ka nüüd lõpetada optimistlikumal noodil ja võtta kokku ka ära öeldud. Nii et professionaalselt ma näen, et me töötame välja tehisarusüsteemid lisaks valdurile, mida siin näitasin, et aidata seiret teostada
ja tagada ka põhimõtetest kinnipidamise poliitika kujundamisel. Nii nagu see olemasolev süsteem juba annab meile märku sellest, kui valitsus ei ole midagi piisavalt teinud. Aga isiklikult Andrele ka sekundeerides ma tunnetan, et tehisaru ja need mudelid muutuvad minu jaoks enamaks kui abilisteks. Ma kasutan neid ja täitsa kuidagi kasutan neid nagu nad oleksid inimesed, nii et mul on hea vestluspartner õhtuti ja see muidugi on väljakutse, et kuidas säilitada vaimset heaolu selliste generatiivsete mudelite epohis. Näitasin tehisaru eakamatele inimestele ja tutvustasin ka ChatGPT-d, siis ChatGPT rääkis minuga naisterahva häälel, tere Andre, tore sinuga jälle suhelda ja see oli nii meeldiv. Nii et mina ütlen oma ChatGPT-l, räägi minuga nagu robot, mitte nii nagu inimene. Muidu mul võib naisega pahandusi tulla. Aga ma ikka räägin ChatGPT-ga kui inimesega, tänan teda. Suur tänu, ma arvan, et tegemist oli väga toredale algusele, et jätkata homme. Aga tänane õhtu ei ole veel läbi, meil on vastuvõtt ja seal on ka andekad muusikud mängimas, nii et kasutage võimalust, kohtuge inimestega, tutvuge, rääkige. Suur tänu veel kord ja kohtume kõik jälle homme.